Tere! Mina olen Jaan Aru ja me oleme siin Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis, kus mina teen oma uurimistööd. Ja mina uurin tehisaru ja loomulikku lollust. Ja võite mõelda, et mis asi see on, aga toon kohe näite. Eks? Ma õpetan siin instituudis ja siis annan oma kodutöid tudengitele ja on juhtumeid, kus tudengi kodutöö algab lausega, mida mitte üks õpilane ja mitte üks tudengieales ei kasutaks. Suur tänu toreda ülesande eest, vastan hea meelega. Teie juba saate aru, et see tudeng siis antud juhul oli kasutanud tehisaru ja see on hea näide loomulikust lollusest, sest esiteks ta kasutas seda tehisaru ja teiseks ta isegi ei vaadanud seda. Ta ei vaadanud, et see esimene lause on midagi taolist, mida ükski õpilane ega tudeng ealeski ei kasutaks. Ja täna räägimegi siis natukene sellest, et miks õpilased kasutavad tehisaru, kuidas nad kasutavad, aga eelkõige sellest, et kuidas teda võiks kasutada. Ja üritame ka aru saada, et mis on üldse õppimine. Kui me räägin õpilastega sellest, et kuidas nad tehisaru kasutavad, siis on väga erinevaid tüüpi vastuseid. Teie hulgas on neid, kes kasutavad tehisaru rakendusi väga hästi. See tähendab, et teil on küsimus, on mõni asi, millest te aru ei saa, siis te küsite tehisarult, palun selgita mulle seda või aita mul seda mõista. See on väga hea kasutus. Aga on ka neid muidugi, kes selle asemel, et küsida tehisarult, palun selgita mulle, annavad tehisarule oma ülesande ja ütlevad, lahenda sa ära. Ja siis kopeerivad selle vastuseks. See ei ole mitte nii hea kasutus, aga ma saan aru, miks osa teist seda teeb. Sest see on väga loomulik mõista, eks, et kodused ülesanded ei ole midagi, mis on meeldiv teha. Meie aju üldiselt ei taha teha asju, mis ei ole meeldivad. Ja nüüd kõrval on meil siis see rakendus, mis suudab selle asja ära teha. Otse loomulikult siis osad teist kasutavad seda niimoodi. Aga täna üritame siis mõista, et miks see ei ole kõige parem kasutusviis. Sest ma väga usun, et te kõik tegelikult olete targad ja te kõik tahate asju õigesti teha. Lihtsalt probleem on, et osad teist ei olegi teavet üldse, et mis siis juhtub, kui ma kogu aeg teen kõike tehisaruga. Ja teine asi, mis on seotud sellega, on see, et paljud teist ei tea üldse, mis see õppimine on. See ei ole teie süü, et ei tea, mis on õppimine. Kui mina olin teie vanuses, ma ka ei teadnud, mis õppimine on. Aga mõelge korraks, et mis asi see õppimine on? Ma usun, et te nõustute minuga, et õppimine ei ole see, kui te saate hinde. Õppimine ei ole see, kui te annate õpetajale kodutöö. Õppimine on see ja ainult see, kui te ise teete seda kodutööd. Aga koolis vahel kipub see ununema, kui kõige tähtsam on see, et mis hinded ma saan, mida õpetaja selle kohta ütleb. Ei, kõige tähtsam peab olema see ise tegemine. Mõelge sellest nii. Te olete jõusaalis ja tahate treenida, et teie keha teistsugune välja näeks. Ilmselgelt te peate seda ise tegema. Ja ei saa niimoodi, et annate oma hantlid või muud jõumasinad robotile, kes teie eest ära teeb. Te võite seda teha, aga teil ei tohiks olla siis illusiooni, et teie muutute sellest, et teie arenete, eks? Ja täpselt sama asi on tehisaruga. Et kui me anname tehisarule oma ülesanded, siis meie ise ei arene. Sest õppimine on ka nagu lihas mingil määral, eks? Et sa pead mitu korda tegema, sa pead neid asju ise tegema, muidu sa ei arene. Nii et nüüd saame aru, et miks ei ole kasulik kogu aeg tehisaru kasutada. Kui me kasutame kogu aeg tehisaru,
siis me ise vaimselt ei arene. Kui see teie sõber seal jõusaalis kasutab kogu aeg roboti abi, siis ta võib seda teha mitu kuud, mitu aastat, ta ise jääb täpselt samasuguseks, nagu ta on. Ta ei arene füüsiliselt. Ja samamoodi, kui teie või teie sõber kasutab kogu aeg kõigeks tehisaru, siis ta ise jääb ka täpselt sellise mõistusega, nagu ta on seal 10. klassis või 11. klassis. Ta ei arene. No, üks väike probleem on, see on natuke selline ajuteaduslik probleem, aga siiski ma räägin teile. Sest kui inimesed ütlevad, et aju on nagu lihas, siis alati tahaks öelda, et see ei saa päris õige olla, sest muidu oleks ju nii, et mida targem inimene on, seda suurem on ta pea, eks? Kujutage ette, et mina olen siin 20 aastat ajust mõelnud, mul peaks hästi suur pea olema. Et sellest aju ei ole nagu päris nagu lihas. Et ei ole nagu päris nii, et sa treenid ja midagi kasvab järjest suuremaks. Kui me tahame aru saada sellest, et mis õppimine ajus on, siis võib-olla kõige parem on vaadata isegi mu särki. Et ma loodan, et te näete, et siin on hunnik täppe ja me võime mõelda, et need täpid on nagu närvirakud, neuronid. Ja õppimine siis seisneb selles, et me loome ühendusi nende närvirakkude vahel. Nii et siis see, et kui te midagi õpite, siis kujunevad siia erinevad ühendused. Kahjuks ma ei hakka siia praegu joonistama selle markeriga oma särgi peale, aga kujutage ette, et siia tekivad ühendused, eks? Ja vaimne areng tähendabki seda, et me kujundame neid ühendusi, kuidas nad muutuvad. Teie elus on see juba toimunud, on ju 15, 16, 17 aastat, aga tegelikult see areng käib kogu aeg edasi. Ja nüüd, kui te näiteks tehisaru abil teete koduülesannet, siis mõned ühendused ikka siit-sealt muutuvad, kui te seda korraks vaatate ja kui te selle õpetajale edastate. Aga kui te tegelikult tahate midagi enda juures muuta, midagi arendada, siis on vaja ise teha neid asju. Kui tehisaru teeb, siis sina ei arene. Nii et see küsimus, mis te peaksite endalt küsima, on see, et kas ma tahan areneda? Kas ma tahan mingeid uusi oskuseid omandada? Kas ma näen, et tulevikus mul on vaja mingeid oskuseid? Kas ma tahan teha targemaid otsuseid? Ja kui see vastus on jah, siis tuleb ise õppida. Tuleb ise teha. No, mõni teist võib nüüd mõelda, et aga miks ma üldse pean õppima ja tegema, eks, et tulevikus teeb tehisaru ju kõik minu eest ära. Ja põhimõtteliselt see ju niimoodi võiks olla, eks, et mõtleme koos, et te mõtlete, mida selga panna, küsite tehisarult. Te mõtlete, mida sööma minna, küsite tehisarult. Te mõtlete, millisele sõbrale helistada, küsite tehisarult. Mõtlete, kuhu pärast kooli edasi minna, kas ülikooli, kuskile mujale, küsite tehisarult. Mõtlete, kellega abielluda, küsite tehisarult. Te võite kõike seda teha, aga kui te kõike küsite tehisarult, siis te ei ole enam vabad. Te ei ole enam vabad, sest te ei suuda ise neid otsuseid teha, vaid teie eest teeb need otsused tehisaru. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina küll tahan olla vaba. See on minu jaoks väga tähtis. See on põhjus, miks ma teen teadust, eks. Ma uurin asju, mida keegi teine ei ole varem uurinud ja seal on täielikku vabadust. Ja ma loodan, et teie ka, et te ei taha, et õpetaja teile ette ütleb, te ei taha, et teie vanemad ette ütlevad. Miks te peaksite tahtma, et tehisaru teile ette ütleb? Et sellest paremini aru saada, siis vaatame seda labürünti siin. Ja võite mõelda, et miks mul on siin labürünt, aga mulle tundub, et see on üks viis, kuidas illustreerida seda, mis tehisaru meiega võib teha. Et kui te kogu aeg
teete otsuseid tehisaruga, siis oleks nagu, te liigute küll siin labürindis, aga teil on endal silmad kinni, tehisaru viib teid kogu aeg kuskil. Ja lõpuks te siis olete kuskil punktis. Ja nüüd, kui te võtaksite silmaklapid eest, näiteks tehisaru ei ole või miskipärast nüüd äkki tahaksite ise otsustada, sest on väga raske seda teha. Sest et te ei ole midagi ise teinud. Te ei ole neid samme ise läbinud. Niisiis, te ei saaks teada, et kus on see väljapääs näiteks. Te ei saaks teada, kus te sisse tulite. Te oleksite täielikus segaduses. Ja selles suhtes te mitte ainult ei oleks siin mitte vabad, vaid te oleksite justkui aheldatud. Ja see olukord tekitaks väga palju muresid. Seega, mida see labürint näitab, on see, et kui te tahate midagi mõista, millestki aru saada, midagi maailmast teha, ja see ainus võimalus on tegelikult ise seda labürünti avastada. See labürint mingil määral illustreerib justkui teie elu, eks, et siin on meil otsuse kohad. Kuhu ma siin lähen? Kas ma lähen siia või ma lähen siia? Kui ma olen siin, kuhu ma lähen? Mida ma teen? Aga iga kord, kui te otsuse teete ise, siis teie jääb see meelde ajus. Ja järgmine kord, kui te olete siin raskes kohas, siis te teate, kus on kõige lähem väljapääs, eks? Siin. Nii et meie elu on natukene nagu see labürint ja ainus viis seal hästi hakkama saada on see, kui me ise ka pusime. Ja me võimegi mõelda, et see õppimisprotsess on see, et me õpime tundma erinevaid paiku sellest labürindist. Ja kui me oleme koolis, siis jah, me uurime ka neid labürindi osasid, mida meil võib-olla pärast vaja ei lähe. Võib-olla näiteks, see on teie jaoks mingi aine koolis, mida te vaja ei lähe. Et te uurite siin seda labürünti. Ja see võib tunduda, et see on mõttetu, aga tegelikult ta ei ole, sest et te ikkagi õpite seda otsustuspunkti siin, te õpite üldiselt, kuidas siin labürindis navigeerida ja sellest on kasu. Seega, kui te tahate olla vabad, siis ainus võimalus tegelikult on ise seal labürindis ka navigeerida. See ei tähenda, et üldse ei tohiks ja ei võiks tehisaru kasutada. Eks? Et tehisaru on tööriist, mida saab kasutada ka selleks, et enda mõistust, enda aru arendada. Aga üks peamisi printsiipe on, et te mõtlete tehisarust kui enda toetajast või keegi, kes aitab teid, mitte keegi, kes teeb teie eest ära. Ja ma mõtlesin, kuidas seda selgitada ja otsustasin burgeri analoogia kasuks. See ei ole väga hea analoogia, aga vaatame, kas jääb meelde. Et mõte on selles, et kui me tehisaru kasutame näiteks koduülesande tegemiseks, me alati, absoluutselt alati selle esimese saia tahaks ise teha. See tähendab, et alati enne tehisaru kasutamist me tahaks ise proovida. Ükskõik, kui halvasti see välja tuleb, ükskõik, kas see meeldib, ükskõik, kas on raske või me tahame ise proovida seda saia teha. Siis selle keskmise osa me võime teha tehisaru abil. Me tahame alati vaadata, mis ta teeb, mõelda, miks ta nii teeb. Aga selle teise saia tahame jälle ise teha. Et see, kes töö üle loeb, kes kaasa mõtleb ja kes ka vastutab, olete ikkagi teie. Ja mulle ei meeldi see burgeri analoogia päris hästi, sellepärast, et burgeris nagu kõige tähtsam on see keskmine osa, see liha, mis praegu jäi nagu on ju tehisaru teha. Niisiis, kui ma mõtlesin selle peale eile, siis ma mõtlesin, et okei, Jaan, äkki paneks selle analoogia nagu tehisarusse ja küsiks, et mis oleks parem analoogia, et ei oleks see liha nagu seal tehisaru teha. Ja siis ma tõmbasin pidurit. Sest ma mõtlesin niimoodi, et jah, see analoogia ei ole võib-olla parim, aga mina mõtlesin selle välja. Ja ma ütlen teile ka, et alati ei pea olema täiuslik. Palju tähtsam on see, et on inimlik. Ja veel üks viis, kuidas mõelda sellest, et mis see
tehisaru meiega teeb ja kuidas temasse suhtuda, on see, et mõelge, et mida tähendab see tähekombinatsioon G, P, T. Ja mina soovitan sellest mõelda nii, et see on geniaalne, personaalne, treener. Ja siin on ka tähtis, et mitte teener, vaid treener. Kui ta on teener, siis ta oleks keegi, kes teeb teie eest asju ära. Aga me tahame, et oleks just treener. No kui sa lähed jõusaalis ja sul on isiklik treener, siis treener ei tee sinu eest ära. Ta ei tõsta sinu eest raskusheiti, ta ei tee sinu eest harjutusi, vaid ta ütleb sulle, mida järgmiseks teha. Kui sa tunned, et on liiga raske, siis ta aitab sul motiveerida. Kui sa tunned, et see harjutus praegu, see üldse ei tööta, siis ta aitab sul teise harjutuse valida. Me tahaks, et tehisaru on teie jaoks ka selline geniaalne, personaalne treener. Ja just seetõttu on see õpirakendus ka loodud niimoodi, et ta oleks rohkem treener, mitte teener. Ta on loodud teid toetama, teie mõtlemist aitama, aga mitte teie eest ära tegema. See võib olla vahel natukene raske, frustreeriv, aga jätke meelde, et meie aju areneb ainult siis, kui on pisut raske. Ja tehisarust võidavad kõige rohkem just need, kes tegelikult tahavad arendada enda mõistust, enda aru. Niisiis, mina tänan teid, et te mind kuulasite ja soovin teile palju edu iseenda ja iseenda elu labürindi avastamisel. Aitäh!